uus tulija televisioonis. Sebakin ja Balting Ameerika! Me oleme juba aastaid proovinud tegutseda meelelahutajatena ja tundub, et inimestele läheb see ka peale. Aitäh teile! Ja, aitäh! Nii et peaks minema veel Ameerikat avastama või? Let's get the party started! USA! USA! Os! No, mis nüüd juhtus? eelmine reis läks ju päris viraalseks. Hi guys! No, sul on õigus. TikTokis üle 1 miljoni vaatamise ja tulised arutelud kommentaariumis. We're doing a travel show from Estonia. You're not using my house for a travel show for free. Bullshit! Ma ütleks, et pole paha. Nii et muidugi lähme, aga sel korral just sinu unistuste paika. Ladina-Ameerikasse. Aga sõber, siin on väike probleemo. Hablas español? No, señor. No. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hispania Maya, Casa de España. Hoy tenemos vuestra primera clase de español. Ay, papi. See on Hispaania maja. Ja tema on meie uus hispaania keele õpetaja Sergio, kes toob meid tagasi kooli ja kes viskab kohe õpikud nina ette. Ütleme nii, et mitte midagi ei saa aru. Ega siin mingit nalja ei ole. Käime siin 4 korda nädalas era- ja grupitundides. Donde quiero con cualquiera, donde sea, papi, voy. Donde quiero con cualquiera, donde sea, papi, voy. Donde quiero con cualquiera, donde sea, papi, voy. Rasken, tõesti rasken, aga alla me ei anna. Los pregunto. I ask them. Les. Pa, ¿por qué les? Los, midagi on. No ja mida me siis oskame pärast pikki kuid tuupimist? Hola chicos, hoy es el día de 5 de junio y estamos aquí en Hispania Maya. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos aquí en Hispania Maya? Me llamo Robin. Hoy la próxima clase. Hoy es el último día de la clase de español. Ahora muy suave. No frío. Vamos a ver cómo va, ¿no? Yeah. La última clase. La última. Femenino o masculino. La última clase. Sí. Vamos. Ladina-Ameerikas tõesti pole inglise keelega kohe mitte midagi peale hakata. Nii et ma loodan, et midagi jäi päriselt külge ka. Sergio igatahes usub meisse. Võime hakata pakkima. Edasi. Mina olen valmis juba tegelikult. Ma olen praktiliselt valmis. Tere tulemast minu koju. Mida te soovite? Eilset kohvi? Vabandust. Eelmise nädala kohvi. Mul on kõik asjad nagu niuhti olemas. Kõige põhilisem asi, mis ma kaasa võtan, on ikkagi ikka ja jälle Eesti koondise särk. Mis on kõige tähtsamad asjad? Aluspüksid. Eelmine aasta eksisin. Võtsin kaasa ainult ühe paari aluspükse. Kuule, mina neid ei näpi. Mina neid ei näpi. Ei soovita. Alukad on kotis, viskame juba sokid ka sisse. Nagu näha, siis käisime Polsis. Sokid, lähevad, kossid. Muidugi tegelikult kõige tähtsam asi, mul muud varianti ei ole saada nagu presidendi vastuvõtule, siis tuleb presidendile natuke pugeda ka. Ameerikas läks kõik hästi ja tema oli meil kaasas härra president. Joe Biden, kes minu president on Alar Karis, see tuleb kaasa minuga, head õnne toob suure tõenäosusega. Ka seekord tegelikult peaks ta kohvrisse viskama või tähendab asetama, ei viska presidenti, asetame presidendi.
saate aru, et me peame nägema ka välja nagu head, kui me läheme sinna Ladina-Ameerikasse. Sest kui kohalikud vaatavad, et mingisugused kuradmised tondid on tulnud siia kohale, me esindame ikkagi lõpuks Eestit. Ja kui kohalikud vaatavad, et Eestis on sellised tondid, siis teate ise, mis juhtub, me ei ole kunagi oodatud enam. Natuke lühemaks on vaja, Robin. Arvad või? Pealt eriti. Siis vaata ei pea juustega tegelema. Siis sa ei raiska mu lakki nagu eelmine aasta. No näete. Uus poisse. On aeg juuksed maha ajada. No, 28 aastat kasvatatud ikkagi. Ta ütles, et ta on 28 aastat juuksed kasvatanud. Ta vahepeal ei käinud siis juuksuris või? Ja olemegi valmis 3 nädalaks ookeani taga. Vana hea siis, vana hea Tallinna lennujaam. Vana hea check-in, rahvast palju, kell on 5 hommikul. Eriti mulle meeldib hommikuti ärgata tõusta. Keegi viitsi vaadata seda, kus me lennujaamas oleme. Lähme parem otse Kolumbiasse. Soltera, catafiera, pantera, se revela, si le gusta, no se despega. Kolumbiasse lendame üle 20 tunni ja tuleb teha mitu peatust. Kõigepealt Amsterdam, siis Panama City ja sealt edasi ootab juba Kolumbia kõige tuntum linn, eriti narkosesarja fännidele, Medellín. Argentiina pealinn Buenos Aires. Ja kuidagi tuleb saada tehnikaga üle range tsensuuriga Kuuba piiri, et meil õnnestuks teile näidata elu Havannas. Kuna me ikkagi sõidame Ladina-Ameerikasse, siis ma peaks tegelikult nagu natuke kartma ja ma kardangi. Aga ühte asja ma ei karda. Ja see on see, kui pagas peaks ära kaduma. Kus sul on? Mul lendab siia poole. Okei. Lendab veel. Mul kuskil metsa vahel. Ja nüüd on mul siin eos juba pakitud aluspüksid, sokid. Kedagi ei koti, Andrei. Lähme juba Medellíni. See 10 tundi oli karm. Mul jalad on kõik paistes. Aga kohe juba vaikselt sätime Medellíni lennuki peale Kolumbiasse. Minu unistus saab teoks. No kohe mitte kedagi ei huvita, Andrei. Palun, lähme lihtsalt Medellíni. Dear passengers, welcome to Medellín, the local time train minute bus 8. Ma ei oleks kunagi arvanud, et mul kuulen sükest lauset. Hello, ladies and gentlemen, welcome to Medellín. It's the motherfucking intro. I'm just trying to get that money like 1 0 0 0 0 0 0 0 0. I'm here with Gino. Ei. Raske sõit oli. Lähme hotelli ja alustame oma paganama reisi. Kardad ka natuke? Ei karda. Tegelikult liina peale kohe minna. USA oli natukene hirmsam, kui mulle tundub see, aga ma ei tea. Ma ei tea. Saame näha. Seda juttu ma ei usu, aga eks me saa teada. Danger, coming with them bangers. Tell me where my paper. Still on the same mission, trying to live major. Don't hate me, hate the game, I'm a player. Ööbime täna linna kõige kenamas ja jõukamas piirkonnas. Siin saab tavalise hotellitoa hinnaga korraliku sviidi. Ja bueno, no? Kuusi ka isegi siin võtta. Ei! Andrei! See saade jääb katki. See saade jääb katki. Alustuseks, ärkle hommikul üles. Alustuseks hommikul kogu põrs on crashinud. Kogu põrs on crashinud. Nii, mis see karise pildiga oli? Nad crashisid ka selle. Kuidas see võimalik on? Kuule, aga see... Kõik on, saad aru, kõik on lapes juba. Aga see on ju päris halb sain. See on väga halb sain. Mõtle isegi Alar Karis natuke hoiatab ette meid Kolumbia eest. Alar Karis hoiatas meil stock marketiga ka ette.
Poisid mingi koju tagasi. Oi, see on küll, oi. Mis on see lause, vaata klaasikildude kohta? No 7 aastat halba seksi. Alar, miks sa teed? Mis asi on ka või? Klaasikillud 7 aastat halba seksi või? Vist küll, jah. Või killutavad õnne, öeldakse. Ma ei tea, kuidas... Võtame niimoodi, et killutavad õnne. Õnne on siin tõesti vaja. Varsti saate aru, missugusesse kohta me päriselt tulime. Me dice que la quiere tocar. Sé que tú te quieres tocar. Me dice que me quiere amar. Solamente quiere jugar. Estamos en Medellín. Ja miks me oleme Medellinis on just sellepärast, et aastal 90 oli seesama linn maailma üks kõige ohtlikumaid linnasi ja me tahame näha, milline on see praegu. Siit on tulnud sellised tegelased nagu Pablo Escobar, Karol G. Shakira. Ma ei tea, kas ta Medellinist tulnud, aga Kolumbiast on ta tõesti tulnud. Ja siin on kindlasti mida avastada. Tahaks kõige ägedamaid asju näha. Selge. Let's go, lähme vaatame. Robin, ma luban, et me näeme nii ägedaid kui ka mitte nii ägedaid asju. Näiteks, mida narkootikumid inimestega teevad. Sven nuusutab liimi praegu või? Jah. Aga kõige rohkem ootan seda, et õnnestuks proovida imelist toitu. Ongi laamaliha. Ja no nii paganama kummalist toitu. No nii suured mul küll ei ole. Konsistents on suht sarnane. Saame tunda kohalike külalislahkust. Aga ka nende kavalust. Ma maksin juba selle eest. Ese 700. Kurat, kas tõesti saime vanamutil petta praegu või? Võtame osa rituaalidest, mille sarnaseid meil Eestis ei leia. Mõned neist on ikka väga omapärased. Õpime kohviistanduses tööd rügama. Kaua me korjame? Korjad küll. Ja Argentiinas saame kulutada maailma kõige väärtusetumat raha. Vaat seda No okei, patake see. Mul oleks au tänased mitte alla kukka. Apikene. See on kultuuri osa, Lõdiseme 3000 meetri kõrgusel Andides Mägikülas. 2, 3. Täna magan sellega ja püksid jalas, sokid jalas. Eks te teate, kui külm siin toas on. Isegi 4. Ja satume väga omapärastesse hotellidesse. Sexy hotel. Have you ever been in Delo? Yeah. Väga ei julge siin nagu midagi nagu kuskil istuda või... Miks ta niimoodi teeb selle naisele? Tutvume maailma kõige pöörasemate jalkafännidega. See on ikka full-time job tegelikult. Süke fänn olla ebareaalne. Lisaks ajame juttu inimestega, kellega koos kasvas üles legend Lionel Messi. Es la firma? Sí. La firma de Messi. Muidugi tuleb ära proovida kuum Argentiina tango. Aga ka kuum Argentiina mate. Ja mõtle, me saame oma silmaga avastada kommunistlikku Kuubat. Mõdugi ladinaameeriklased on kettas, siis see mitte midagi aru ei saa. Lihtsalt täiesti ebareaalne. Jah, reis, mis jätab igaveseks templi mällu. Kellele mällu, kellele kuskile mujale. Alustada. Hakkame peale. Esmalt siis Medellin. Inimesi elab siin 2,6 miljonit, nagu näiteks 2 Eestit. Aga äärelinnadega pea 4 miljonit. Kui Medellini orus asuvad vanemad ja kenamad kandid, siis Mäenõlvadel näete neid linnaosasid, kus võib kohata kõige rängemat vaesust ja kõige karmimat elu. Me võtame kenasti Uberi ja sõidamegi kuskile äärelinna poole. Lihtsalt tuiaks veidi ringi ja laseks elul end üllatada. No llamar mucho la atención. Ajá. O la cámara, si ven que es costoso, se la pueden robar. See on päris hevi, kui istud esimesse taksosse, siis sulle öeldakse, et ettevaatust. Et põhimõtteliselt, ta ütles, et ta isegi nagu ei andnud meile lootust, ta ütles, et kuulge, et
noh, et suht kindlalt jääte ilma asjadest. et kohe tekitate tähelepanu ja tulevad vennad ja lihtsalt ¿Están con grupos o solo o qué pasa con la gente? Pues pueden estar acá estas personas. Y si tienen algo costoso y pasa una moto y se lo roban, se lo roban. Ya es como no dar el pago. No nii palju siis jalutamisest. Juba kutsub politsei meid enda juurde. Aga ¿le puede traducir algo, amigo? Ah, sí. Thief, yes. Ok. Es un barrio muy mal, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Ahí? Sí. Vale. Gracias. Kuule, te ütlesid, ei, sinna ei saa minna. Lähme sinna poole tagasi. Ta ütles, et ärge seda pulli tehke, palun. Sinna lähete, ilmselt saate röövitud. Ja mõtle, politsei ütleb seda. Politsei mingi, tule siia, vaata. Ei, poisid, ärge minge sinna, igaks juhuks. Politsei ise siin kõrval, vaata. Ja nad on kõik siin, vaata. Lihtsalt neid on siin mingisugune, ütleme, 15 venda siin. Ja nagu päris üle tee on nagu see asi, kus siin nagu siis ladron on siis hispaania keeles, ta ütles ladron, et need ladronne on päris palju sinna. Neid asju toob veel. Nii et loodame, et täna ära lihtsalt ei rööviti siin, vaata. See on nagu kõige tähtsam, aga noh, ma ei tea. Tegelikult see, kui kaameraid vaata ei oleks, kui kaameraid otseselt ei oleks, siis kas see vend nuusutab liimi praegu või? Jah, see vend nuusutas liimi. Tere tulemast Medellinina. Seda ongi Medellinis huvitav avastada, et kas kunagine kõige ohtlikum linn on 30 aastat hiljem turvaline ja sõbralik koht. Üks, mis paistab kohe silma, on vaesus. 30% inimestest elavad vaesuses ja 10% ekstreemses vaesuses. Aga mõrvatakse vähem. Praegu on Medellinis umbes 370 mõrva aastas, ehk siis keskmiselt 1 mõrv päevas. Küll aga Pablo Escobari ajal tapeti mõnel aastal 10 000 inimest. Medellinis ongi üks inimene, kellest ei saa mööda vaadata. Maailma kõige kuulsam ja rikkam kriminaal, narkoparun Pablo Escobar. Pablo teemal nõustus meiega kohtuma mees, kes viimati oli nõus oma lugu jagama Netflixis. Ta oli 90-ndatel Medellini kartellis sihtmärk ja teadis, et võib igal hetkel seista silmitsi surmaga. Me näeme kohe Carlost esimest korda. Kohtume ühe vennaga, kes oli kunagi seotud selle teema. Pablo tahtis omaks poisiks teda teha. Ja see tegi korraks just. Korraks tegi omaks poisiks just. Vaatame, mis ta räägib meile. Ai, see tuleb põnev päevas. My name is Carlos Palau. I'm local resident from here in Medellin. And also I was a former police officer. So I was training, we can say, to hunt or to kill Pablo. Juba aastatuhandeid tagasi näritisin maailma otsas kokalehti, sest need natukene ergutasid. Aga kui õpiti kokalehtedes eraldama kokaiini, muutus kogu maailm. Kokaiin hakkas inimeste elusid üle võtma massiliselt 1970 aastatel, kuid Pablo Escobar viis narkootikumi Miamisse. 70 ja 80 kuulus Escobarile ligi 80% USA narkoturust. Elu Medellinis ja Miamis läks karmiks. Võib-olla olete isegi näinud Escobari tegusid seriaalist Narcos. Ta tõi väga palju surma. Medellin oli nagu sõjatsoon. Pablo Escobar ja kartell versus USA ning Kolumbia võimud. Ja Carlos politseinikuna muidugi selle kõige keskel. That was me, 18 years old. And that is the unit. Young guys, 18, 20 years old. And probably until today,
only 3 we still alive for all the group. You were a gun? So obviously, like a lot of people have seen the show on Netflix, Narcos. Mm-hmm. I don't know if you have seen it, but like, what would you say? How accurate that show is compared to like real life? You know, it's not that accurate. They make a lot of mistakes there. They change a lot of things. They glorify Pablo Escobar. Yeah. No way. He put Pablo Escobar like the Robin Hood. Like a hero, yeah. Yeah, you can saw that one. So when people start to see that kind of show or series, it's young people, the new generations. So start to see, oh, Pablo Escobar, he was a good guy. How many people died over here because the war, Pablo, or Medellin Cartel versus the government? 46,612 victims. Pablo Escobar on Medellinis mõnes mõttes nagu Hitler Saksamaal. Nimi, mida lihtsalt ei taheta suhu võtta. Palju vägivalda ja surma on just temaga seotud. Selleks võivad kohalikud sel teemal päris tundlikud olla. Aga mitte kõik kohalikud. Medellin on jaotatud 16 kommuunaks. Carlos viib meid nüüd kommuuni number 9. Siin asub naabruskond, mis kerkis Pablo hiilge ajal, aastal 1984. Ja kus kartelli liikmetel on siiani mõnus elu. Me oleme jõudnud kohta, kus kõik käib ainult raha eest. Et ükski liigutus ei toimu ilma rahata. Ja 7000 maja, 20 000 elanikku, kõik on cramped up, kõik peavad kuskile läbi treppide üles ronima. Aga fakt on see, et kõik armastavad Pablot, mis minu pähe ei mahu, sest lihtsalt igal pool on mingisugused paintingud ja mingid kirjad, kõik siuksed asjad, kus nad siis ülistavad kogu kartelli. Medellini nõlvadele on alati tulnud elama maapiirkondade inimesi, kellelt kuritegelikud rühmitused on maa käest võtnud või kel lihtsalt pole maal tööd. Aga vanasti ei hoolinud neist ka siin mitte keegi. Kuni tuli Pablo Escobar ja pani nende jaoks püsti paarsada maja ja siis veel paarsada. This is the hood. You know, it's really big. Right now we are here. Pole siis ka ime, et linnaosa kannab siiani kurjategija nime. Barrio Pablo Escobar. Üks kohalik härra, kes on siis Pablo Escobari neighborhoodis elab, kutsus meid kenasti oma koju, nii et ta näitab meile, või vaatame kõik koos, kuidas siis elu käib siin. With how many people they live there? 6 persons. 6 persons, okay. So how many bedrooms? 5 bedrooms. 5 bedrooms. 5 bedrooms. Wow. Elu näinud madrats, mitte midagi muud, isegi konkreetselt patte pole. Kõik mingid rösterid ja mingid pannid on isegi siin. So you fix washing machines, yeah? You live here with your mother or? Yeah, she's my mom. Your whole family? Yeah. Your mother has met with Pablo? Oh, yeah. This is houses and every people, I love you, Pablo Escobar, yeah? Why? Because this guy was a gift houses for everybody. For free? Yeah. I love you, Pablo Escobar. He support poor people. He built hundreds of football fields. He support construction with churches and temples. Ja no eks muidugi Pablol oli ka raha, et seda kõike ehitada. Parimatel aegadel inimesed küll aina surid, aga Pablo teenis kokaiiniga üle 50 miljoni. Päevas. Parematel päevadel teenis ta 50 miljonit päevas. Arvatakse, et ta varandus oli lõpuks umbes 30 miljardit. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Margarita. ¿Margarita? Sí. Mucho gusto. Yo soy Andrés. ¿En pasado conociste con Pablo Escobar? Sí, exacto, sí, con él. Yo no lo distinguí bien, pero sí, yo recuerdo cuando él iba en el basurero
que iban por muchos carros a compartir, ¿cierto? A regalar ropita, a compartir a veces mercado. Pero entonces sí, ya nosotros el resto lo que era que sacamos era yo sacaba el alimento de la basura, mucha parte, sacaba lo que era la papa, el mejor dicho, todo. Yo estuve reciclando mucho tiempo también. ¿Y Pablo regaló este apartamento? Sí, este apartamentico sí, este primer piso me lo regaló él. Yo lo tengo en eterno descanso, sí. Pablo, Pues, Pablo como Jesús para ellos. Aquí en el Divino Niño, ahí donde está, pues ahí pues yo para mí, bien, muy bien, muy bien. Para mí fue una persona muy bien. Y los otros no sé, los de la calle por fuera no les sé, pero para mí fue un señor. Muy bien, sí. Sí, un señor. Entonces, Margarita. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar laskis õhkida autopomme, lasi alla reisilennuki, tappis politseinikke, ajakirjanikke, ministreid ja kohtunikke. Ja seda tänu sellele, et ta meelitas narkorahadega enda embusse kõiki. Tegi vaestest koolipoistest tappjad, politseinikest korrumpeerunud petised. Kusjuures isegi Carlos kaalus noorena neid variante, aga hakkas politseinikuks. The salary was really bad. How much was it at that time? $20. A day? A month. A month? A month. Aga ühe korra võttis Carlos siiski ka Pablolt raha. Ta töötas siis lennujaamas, kus kartellil oli vaja narkootikumid läbi saada. How much was the money from Patron? $1,000. $1,000? $1,000. It's like 5 years of my paycheck. I went at the street club with my friends. Happy ending. Good time. Man, 18 years old, good energy, you know? Now you can see how easy was corrupt people here. Narkorahadega tehti ka midagi, mille peale te ilmselt isegi ei tule. Kolumbias on väga populaarne selline teema nagu ilulõikused. Siin on umbes 500 000 protseduuri aastas ja sa võid ilulõikusi teha alates 14. eluaastast. Kuna see on tegelikult nagu ilustandard, ilulõikused, suured, ma räägin naistest siis, püstid. Suured püstid, suured tagumikud, siis poodides on mannekeenid suurte rindadega ja suurte nii-öelda tagumikega. Mis on võib-olla veel väga suur probleem, mis tuleb välja tuua, on see, et 1/3 nendest iluoperatsiooni tegijatest on 14 kuni 18 aastased, mis siis tähendab seda, et need ilustandardid, mis siin on loodud, on väga utoopilised. Ja peatu siin, kui sa vaatad üle tee, seal on mannekeenid ja see on päris. Miks need on nii suured? Need ongi suured rinnad ja? Ja ongi. Saad aru? Ja ongi lihtsalt. Pole nii suuri veel näinud. Lihtsalt ongi pandud naistele siis, nagu need tunduvad sellised kunstrinnad, mis on nagu, me oleme selliste oma mannekeenidega harjunud ja tegelikult see on nagu väga, ma isegi ei oska, kuidas seda kirjeldada praegu, see on selline natuke nagu veider. Päris karm. Ilulõikused said popiks Pablo Escobari ajal ja on siiani väga popid. Seda näeb väga hästi Tinderist. Ütleme nii, et tagasihoidlikkusega siin tõesti ei hiilata. Aus või? Andrea 22. Nii. Jessica 26. Jessica 26 likes you. I want children. See on tore. COVID vaccine. Prefer not to say. Fun fact on veel, et Tinderis on see, et kui sa Tinderisse kasutaja teed, mille mina tegin, tuleb sul automaatselt sinu locationi põhiselt ette kõik need hoiatused, mis on siis nii-öelda siin vaja, et sa teaksid. Kas Tinder hoiatab nii-öelda ette, et võib olla kidnappimine ja tapmine? Kidnappimine ja tapmine ja kõik see. Ehk mis see tähendab, et kolumblastel on siis nii-öelda plaan meiesuguste valgete meeste vastu? See algus on sellele, et see naine paneb sulle üldiselt midagi joogi sisse. See on ka troogitakse. Troogitakse ära sind, jah. Just selleks me Tinderi lahti võtsimegi, et teile näidata, kui karmiks võib asi tegelikult minna. 2023 mõrvati Medellinis 40 turisti, neist suur osa seotud just datimisäppidega. Ja paljaks röövimisi on olnud veel rohkem. Kui sa oled Kolumbias, siis Tinderit
kasuta väga ettevaatlikult. Ilusate naiste teemal mõnes mõttes ka jätkame. Viime teid kohta, kus Pablo Escobar veetis tihti aega koos kaunite naistega. Kes pole kursis, siis Pablo Escobar istus ka vangis. Ja miks Robin naerab, et Pablo Escobar istus vangis, selleks on väga lihtne põhjus, sest see mees istus vangis. Ta ehitas iseendale vangla, see on mingisugune Medellinist umbes tunni aja kaugusel ja see on nii kõrgel mägedes ja see on ehitatud lihtsalt sellepärast siia, et politseil oleks raske siia saada. Ja saad aru, meil on siia raske saada, sest meil on nii halb auto, see ei liigu üles ja siin on siuksed mäed. Ja ma ütlen, mis 91. aastal siis oli, kui siin asfalti ei olnud. Vaata. Tõesti, selles mõttes on väga targalt valitud koht Pablo jaoks. Aga saad aru, tal avaneski vaade siin lihtsalt terve Medellinile. Selle pärast tuligi siia. Helikopteriplats on seal, jah? No, kujutad ette nüüd. Ja, Pablo sõbrad minema siit vaatana. Pablo sõbrad rahulikult tulid siia külla talle, vaata. Ja siis siit nagu rahulikult tipa-tapa tema juurde vanglasse külla. Ja seal purr käis, vaata. Mis nii elu viga? Aga kuidas ikkagi selline asi siis võimalik oli? Küsime jälle kohalikult. Hello, my friends. Nice to meet you, Robin. Santi. Nice to meet you. A really iconic place here in Medellin. Yeah, and I've heard this place where we're standing right now, this used to be a football field. A football field. The most famous football players from Colombia, they play here. That's true. That's true. With Pablo. René Higuita, we have Scorpion Cake guy. Yeah, that one. Yeah, they were really close friends, you know. Right. Yeah, they were really close. They came here to play with him. Yeah, think about playing football with Pablo, you know. Crazy. What is this place for Pablo? Well, he started a crazy war in '89, and I grew up in the middle of car bombs. It was the worst time for Medellin. Only in the '91, close to 11,000 people died here, and that's why we were the most dangerous city in the world. So for the government at that point, it was the only solution to say, okay, Pablo, we want to do something to stop all this crazy war. We want you in jail, but not here in the United States. But he said, okay, I'm gonna stop all this war, but I'm gonna build my own jail and I'm gonna be there with my guys, you know? Yeah. So when you say that it was a jail, it's more like a joke, you know? Because it was a mansion, you know? This picture was taken there on his 42th birthday because American, they need to prove Pablo Escobar is in a real prison. So he took the picture with a Russian hat because you know Russian and US no good relationship. And then the guy took the picture is called El Chino Jimenez. He's still alive. He say, behind me, that was full of prostitutes, caviar and everything, enormous party. For me, that was the best Airbnb I never saw in my life. This place over there. Mõelge, sa oled vanglas ja sul on siis relvade ladu. Vanglas on ka muidu tagant siuke asi olemas. No, aga ma mõtlen nagu lihtsalt teistpidi, jah. Seal oli Uno ja Põskard. Nagu see on vangivalvurite jaoks, mitte selle venna jaoks, kes vangis istub, vaata. Escort's room. So this is Pablo's favorite room, yeah? Yeah. He was crazy about escorts, you know? You find around Medellin, many properties are like this, on ruins. Why? Because there are a lot of stories and real stories about money here on these places, gold, including Picasso's like beautiful art pieces that were hidden here in places like the cathedral. So when Pablo left this place, it was first the police who took what they found around,
And then it was the people coming here and they destroyed everything trying to find money. El río fluye, nunca solo está. Pablo ostis Medellinis kokku umbes 1000 hoonet ja krunti. Hea viis pesta ebaseaduslikku raha. Üks kurikuulsamaid maju on see, kus Pablo end pärast vanglas põgenemist varjas ja kus ta pidas oma perega pika telefonikõne, mille ajal uurijad talle jälile said. Just siin tabas narkokunni esimene kuul ning algas Pablo Escobari viimane tulevahetus. Aga nagu te näete, siis siin on ikkagi ehitatud aed ette, täpselt sama nagu Breaking Badi meie kurikuulsal naisterahval. Are we not going to come inside or nothing? Oh, I wasn't going to invite your ugly ass, was I? See on tegelikult nagu siis elamu, aga inimesed nagu tihtipeale tulevad siia, ei tea võib-olla ajalugu ja siis on see, et ma tunnetan nagu sellist halba energiat siin ja siis kolivad välja, ehk see koht on nii-öelda vaba. Ja selle maja taga asuval tänaval näeme katust, kuhu Pablo oma peidupaigast põgenes ja kus politsei ta sõna otseses mõttes maha nottis. Aga huvitav, et Netflix kasutas üldse teist katust, et siin oli see Netflixi katus ja siis seal, see kus siis asub see väike mingi restoran, seal on see nii-öelda päris katus, kus siis Pablo tapeti. Every single cop on the search block, we want to kill Pablo Escobar. We want to kill Pablo Escobar. When we start to see the news, I'm like, you see the picture there, it's not like Pablo. Our commander said, guys, we need confirmation. Steve Murphy went there at the rooftop and shaved Pablo Escobar's mustache. And like a Hitler's mustache. Or DNA, to be sure, is him. Kui te mõtlete selle peale, et jah, Pablo oli nagu selles mõttes ikkagi väga paha mees, väga halbade kavatsustega, siis tegelikult on üks positiivne asi võib-olla kaasa võtta, siis see on see, et ta aitas väga palju kaasa ka tehnoloogia arengule, et kui siit ta tegi 5-minutilise kõne oma perekonnale ja ta trackiti siin ära, siis selle jaoks oli vaja ikkagi väga head tehnoloogiat, sest tollel ajal ei olnud see nüüd väga arenenud ja USA-lt tuli väga palju toetust ja võib-olla Andrei võiks öelda, et tänu Pablo Escobarile on meil ka tänapäeval AI nii hästi arenenud. Ja Pablo aitas AI nii-öelda siis arengule kaasa. Jah. Noh, näete, ühesõnaga selline väike pisike fakt, et rääkige koolis ja et Pablo aitas kaasa AI arengule. Santi, what do you personally think about Pablo? Well, let me tell you that I'm from, let's say, like the rich neighborhood here. And including in my neighborhood, he was an icon. I have a lot of memories about me and my friends, and we were 9 and 10, and we wanted to be Pablo. That was crazy. We wanted to be Pablo. And we were all super sad when he died, you know. He was like a hero, yeah. He was a hero. And it's still at this moment, when you go more to the poor areas here, he's still an icon, you know. People truly respect him. I have something in my soul that, okay, it's part of my story, but I also now I understand that he changed the culture for bad. Why? All this new generation, the youngers, they still want to be the next Pablo. They still dream about being the next Pablo. So that's why I say that he changed the culture for bad. Tegelikult on veider vaadata, et Pablo Escobari hauda kaunistavad siiani värsked lilled. Räägitakse, et tänulikud Mehhiko kartellid saadavad pidevalt pärgasid nii teise narkojõhkardi Griselda Blanco hauale kui ka Pablo Escobari hauale. Aga elu läheb edasi ja meiega. Täna on teisipäeva õhtu, me oleme Carlose nii-öelda kodulinnas, mille nimi on La Estrella ja siis, nagu
nagu näha, siin elu käib. Mehed istuvad, vaatavad, kuidas, ma isegi tea, vaata, kuidas nimetatakse seda pela, kus ei ole auke sees. Nagu piljard, aga see ei ole piljard. Snooker, ei ole. Ei, ta ei ole, snooker on veel suurema laua peal, vaata. Ühesõnaga, see on see, kus ei ole nagu neid auke. Lihtsalt rahulikult mängivad, mingid tüübid tiksuvad males, on ju. Ühesõnaga, kohalikud lihtsalt elavad, naudivad. Pole mitte ühtegi probleemi siin maailmas. Kõige suurem mure on ilmselt see, et õlu saab otsa. Ja seda ka ei juhtu. Seda ka ilmselt ei juhtu. Seda ka ei juhtu. La cucaracha ya no puede caminar. Kuule, meid kutsutakse mängima. Solo esto. 3 minut. Me pole elu sees seda mängu mänginud. Esimese asjana näitab mulle, et nagu ise kuulsite praegu, et plata, tahtsid raha. Ja ma näitasin neile, mul on 10 000. Need ütlesid vähe. Vaata, 3 minut. See vennab välja nagu Joe Rogan. Peaks Harimatile pilli tegema, vaata. Sain anna 40 000. Mängime raha peale. Kohalikud teavad, et turistidelt tulebki raha ära võtta. Ja kõikidel teistel meestel tundub väga lõbus seda pealt vaadata. Igatahes see on alles algus. Järgmises saates teeme plahvatuslikku sporti, mida ei näe kusagil mujal maailmas. It's like throwing car keys. Läbime ohtlikke teid, kus võim pole valitsusel, vaid palju karmimatel tüüpidel. In the past, it used to be one of the most dangerous areas in Medellin. Rügame kohviistanduses. Üks Mari, teine Mari. Siska tunne nagu vanapärast tööl praegu. Ja tutvume Medellini õeluga ning igati legaalse äriga, prostitutsiooniga. Yo en una noche me he hecho máximo 1 millón de pesos. 1 millón de pesos por la noche. Sí, por una noche. Seiklus jätkub.